oluline on leida see probleem on, et me ei tee niisama mingit ettevõtet, mida nagu me tunneme, et meile väga meeldiks teha seda, mulle meeldiks teha seda, sa pead suutma nagu mõelda selle kliendile, et või nagu turule ka, et mis probleemi see lahendab, sest inimesed maksavad probleemide lahendamise eest on. Ja see võib olla ettevõtetel on probleemid on ju, kui siin sotsiaalmeedia haldus on ju, nendel pole teadmisi, neil pole aega. Ja siis on keegi inimene, kellel on aeg, kellel on teadmised, oskused, saab seda teha. Söögikohtade portaal, inimesed otsivad, kuhu minna sööma, see küsimus kodus, kuhu me täna sööma läheme. Sest pole, ma arvan, päris paljude jaoks, eks ole. Vähemalt Tallinnas on, kus on see valik on suur. Ja see Leven lahendas selle probleemi ära. Gracefit lahendas selle probleemi, et sellised treeningud siis nagu Shalin tegi, sellised natuke, ma ei oskagi öelda, sellised nagu, need on oma stiil on, et see treening on selline hästi naiselik, seal on mingi elufilosoofia, seal on mingi mõtiskused, seal on hea energia, seal on muusika, nagu teist treeningud, mida võetakse väljaspool Tallinna väga ei ole, ma julgen arvata, Eestis, eks ole. Aga kui nüüd ma tahaks ka sükest treeningut teha, aga ma elan hoopis Jõgeval või Viljandis või Pärnus on ju, siis ma saan teha online'is on ju. Gracefit lahendas siis selle ära, et tegi selle kättesaadavaks, või see online, siis Gracefit online, eks ole, tegi selle kättesaadavaks üle Eestis on. Siis me hakkame seda ideed testima, kuidas me saaks esimese sellise tagasisida on. Paneme välja midagi, mis need väljapaneku need viisid on, sellest räägime lähemalt on. See on usun, et üllatute, kuivõrd palju lihtsam see on, sest me inimestena suudame ikka seda väga keeruliseks mõelda. See, et ma jõudsin nende lihtsate lahenduste juurde, on mul võtnud väga kaua aega, väga palju ämbreid, väga palju raha, sa ei kujuta ette, kui palju raha ma olen kulutanud. Eks ole, et sa saad õppida nendest. Ja teised ettevõtjad ümber ringi iga päev, samal ajal kui me siin koolitusel oleme, raiskavad raha. Sama nendel samadel ämbritele. Ja seda toote testimist, seda osa ma näitan teile. Reaalselt täna on võimalik, kui sul on täna mingi idee juba, või siit tekib kursuse käigus, see on võimalik, ma ütlen, et väga kiirelt välja panna isegi 1 nädala vahetusega, kui see on nagu väga kiirelt tegutseda, aga nädalaga kindlasti või 2 nädalaga, kindlasti 6 ajaga. Ja 6 aja jooksul tegelikult panna see välja, saada juba tagasisidet ka, turult näha ära, et kas selle vastu on üldse mingi huvi, kui ei ole, võib-olla ei ole õige aeg, võib-olla see pakkumine seal ei kõnetanud, pealkiri või asi, mis on see oli, võib-olla peab seda natuke timmima, võib-olla peab seda natuke testima. Aga võib-olla polnud õige aeg selleks, võib-olla pole nõudlust. See on võimalik, eks ole, turul pole nõudlust selle asja järgi, me ei saa nõudlust tekitada kuskilt, me ei saa seda vajadust tekitada, me saame ainult adresseerida seda. Siis klientide leidmine muidugi. Ja tegelikult ma näitan ka seda teile, kuidas teil on võimalik hakata oma potentsiaalset kliendibaasi juba enne ehitama, kui te oma toote välja panete. Muidu te tehaks valmis, siis hakatakse kliente otsima, turundusele mõtlema, aga siis on natuke hilja juba, sellepärast, et sa tahaksid, kui sul nüüd asi valmis saab, sa tahaksid selle juba välja panna kohe, et sul on kellegile seda pakkuda. Inimestele, kes on huvitatud sellest, oleks päris hea. Et samal ajal, kui sa oma toodet ehitad, näiteks mingi 3-kuuline periood, 6 aega või paar kuud, samal ajal sul kogu aeg koguneb süke list inimestest, kes on potentsiaalselt kliendid sinu jaoks. Ja nüüd on üks hästi oluline samm, mida enamus ettevõtjad valesti teevad minu arvates, mida ma olen ise ka teinud. Pannakse süke poolik asi välja ja siis tahetakse pasundada seda kõigile, suurele hulgale. Aga see ei ole veel nagu, me võime panna nagu, mitte isegi poolik asja, võime panna esimese versiooni välja väiksemale publikule. Saada tagasisidet, täiustada seda. Panna uuesti välja, jälle täiustada. Samamoodi ma Elevenit tegime, see oli 3 versiooni lõpuks sellest lehest. 3 aastast lõpuks ära. Gracefiti, see nägite juba 3. versiooni, mis praegu oli. Boost yourself, kui palju me seda täiendanud olen ja uusi tooteid ja pakendeid ja asju. Nullist turunduskool samamoodi. Et tuli üks toode, üks leht, aga see kasvas ajaks tuli uusi asju juurde, uusi tooteid, asju täiendas kogu aeg, programm läks paremaks, sisu läks paremaks. Ja võtta sealt ta kasvab nõud. Mida enamus ettevõtjad teevad on see, et pannakse nagu poolik asi välja ja siis pannakse sinna võib-olla mingi reklaam peale ja siis keegi ei osta seda. Infot on vähe selle kohta, see pole veel nii hea, tagasisidet pole veel, usaldust pole veel, tuntust pole turu peal.
natuke liiga vara, on ju, et mingid sammud jäid vahele tegelikult. Et see on pidev täiustamine ja siis jälle veel panema. Ja siis muidugi see, miks me seda teeme, kas see ühtib meie väärtustega, kas meil on selged eesmärgid paigas ja kas me tegutseme ka siis selle nimel, mis me siis iga päev või vähemalt iga nädal ära teeme selle nimel, on ju. Et seda osa saab siit ka, aitama teil need eesmärgid paika panna ja seda plaani ka siin mudida vastavalt sinu eesmärkides. Priit ütleb, et natuke mõte juba liikus selle poole, kuidas väikeste kuludega heade toodete müüki, mida ise tarbina alustada. Just. Tegelikult see, ma ütlen, et ükski see ettevõte, mis siin on, ei see Eleven, rääkimata, ma ei olnud kindlasti esimene sotsiaalmeedia alla Eestis, eks ole, esimene tervisetegude pakkuv ja superfoodi ettevõte ei olnud. Nullis turunduskool polnud esimene sotsiaalmeedia koolitaja Eestis, Gracefit polnud esimene online treeningute platvorm, mitte ükski neist brändidest pole olnud esimene ega oma ideega selles suhtes unikaalne, et mul oli mingi suur turueelis. Mida me tegime vist paremini seda kui teised, tegime seda mingi oma touchiga, me hoolisime rohkem, me panime kaasa smuuti retseptid, me tegime turundust, me kaasasime inimesi, me tegime sotsiaalmeediat, tegime smuuti väljakutsed, eks ole, teiste ettevõtete pakid lihtsalt seisid seal riiulis. Siin ma pakkusin ainult rohkem väärtust, proovisin Moskvasse kogu aeg täiendada, ma oskaksin paremat teksti kirjutada, asusin reklaami kirjutada, lisaks sellele luua, et ma ainult oskan postitada. Ma ka pildistasin lisaväärtus võrreldes nendega, kes ei pildista, kes kohal ei käi seal restoranis, mis see sotsiaalmeedia saab olla kõige paremal juhul keskpärane, sest see inimene isegi võib-olla ei tea, mis see restoranis toimub, kui mina olen selle köögis, teen pilte, räägin nende inimestega, postin sealt, mis toimub see restoranis päriselt. Jah, muidugi, ma valin Sveni, ma tahan, et Sven teeks meie sotsiaalmeediat. Eleven samamoodi. Ja Gracefit ka, et miks inimesed eelistavad, et seal on midagi teistmoodi. Seal on võrreldes teiste online treeningutega on seal mingisugune nagu teine touch juures seal, mis meeldib just konkreetselt mitte ka kõigile, aga vaat sellele 1000 inimesele, kes on Gracefiti kliendid, mitte kõigile, vaid ainult sellele 1000. Et tead, selles suhtes idee osas ei pea ennast väga nagu vaevama sellega, et see peab olema tohutu unikaalne. Suure tõenäosus maailmas ei ole olemas nagu neid ideesid enam. Kindlasti on, eks ole, aga seda oodata nüüd, et mis on, mida sa näed ise võib-olla, see ei ole praegu siin nagu koht, et sa pead ideele mõtlema, aga lihtsalt annan sulle natuke nagu sukast suundasid juba. Et sa kindlasti nagu oma elus ju tarbid erinevad tooteid ja teenusid ja ostad erinevad asju. Ja mida sa näed, et vaat sina teeksid seda paremini või nagu siin on hea võimalus ja sa hea meelega maksad selle eest, aga võtta, nad võiks teha seda, sest kui me alustasime e-poodi, siis saadeti pakke nädal aega Eestis. Ja siis mõtlesin, mis nädal aega? Me hakkasime saatma nagu 1 päevaga kohale. Ja see andis meile juba sükse nagu väikese eelise võrreldes nagu teistega e-poodidega. Kuidas sulle meeldib see mõte, et see idee ei pea olema unikaalne? Tee lihtsalt paremini. Ma ei saanud aru sellest, mida ennast räägiti, kui ma alustasin 10-20% parem. Mis see tähendab? See tähendabki seda, et sa teed paremini, sa teed oma touchiga, sa hoolid rohkem. Sa lisad midagi sinna juurde. Vabastav, nagu ma kirjutasin. Ei tea, sul vaatad, okei, täna on turul on siukse pakkumisega, maksab näiteks 50 € maksab see asi. Ma panen ka selle välja, ma panen sama hinnaga, aga ma panen siia midagi juurde veel. Ma tõstan selle pakkumise väärtust sellega, et ma panen sinna midagi veel juurde. Ükskõik, mis olla võib siis. See võib olla parem klienditeenindus, see võib olla kiirem teenus, see võib olla garantii, see võib olla lihtsalt sellega, et sinu, ma käisin just otsisin mingi aeg, mõned kuud tagasi otsisin massaaži enda Tallinnas. Ja
tahtsin, ma ei viitsi hakata nagu kirjutama, et ma nüüd kirjutan, siis ma ootan homseni, siis sa vastad, ilmselt see päev läbi ju masseerid selle inimesi, siis pakud mulle mingit aega. Ma tahan kohe ära otsustada, nagu näha kalendris, see on täpselt 9. kuupäev kell 2, sobib mulle või see ei sobi. Ja kohe, nagu, et mul on see asi tehtud 5 minutiga. Ja ma pidin otsustama lihtsalt selle kasuks, seal oli väga häid teenusepakkujaid, aga ma otsustasin selle kasuks, kes pakkus seda online broneerimist kohe. Või juba sellest piisab. Teised jäid ärist ilma.